Aitäh, Roomet, et olid valmis kohtuma ja mis me täna teeme, saame natukene analüüsida, et me tegime siin eelmisel aastal ühe põneva koostöökoolituse näol ja kuidas meil siis selle asjaga läinud on ja mis ja kuidas see sind mõjutanud on. Mis siis on muutunud pärast kõike seda nii sinu elus kui ettevõtte elus? Kõige rohkem ma saan rääkida enda eest, aga kindlasti on ka teised nii-öelda töötajatega päri, aga kõige suurem muutus kindlasti oli siis juhtkonna toas nii-öelda, kus see liiklus ja see vool oli nagu kõige suurem alati, ja põhimõtteliselt puuduski võimalus teha neid ettevõtte nii-öelda sisulisi koosolekuid töö ajal. Et selle tõttu tihti tuli seda aega näpistada siis peale tööd, kõik see pere arvelt ja ise oled juba tegelikult ju laias laastus kella 5 hakkab koosolek pihta, et tegelikult on ju aju on ikkagi juba omadega läbi sellest tööpäevast ja siis nagu hakata ettevõtte sisulisi mingisugust teemasid arutama, et need tegelikult ei viinud lõpuks mitte kusagile, et täna värske peaga hommikul ütleme, et ongi, et laias laastus me hakkame selline kella 10-12 ja võtame 2 korda nädalas juhtkonnaga nii-öelda koosolekut teeme ja see, kui produktiivne see koosolek juba on, et see on minu jaoks täiesti üllatav, et meil reaalselt ei jää nagu punktid õhku, vaid me suudame ka mõelda kuni lõpuni välja nii-öelda, kuni lahendusteni, kuni kõikide võimalike nii-öelda erroritele, et see on nagu üllatav. Saad varem koju pere arvelt koosolekuid tegema ja see koolituste kvaliteet on ka midagi muud, et ei jää asjad õhku, vaid saate päriselt need sisulised asjad paremini ära otsustatud. Ja nii, nagu ma ütlesin, et nagu teiste siis nii-öelda tagasiside on see, et nad tahaksid, et oleks see veel pikemalt, siis suure tõenäosusega nagu töötab ka nende jaoks ja pigem aeg-ajalt ikkagi on kuulda, kuidas siis meie isikud, kes on tubade kaupa siin nii-öelda pandud vastutavaks inimeseks, siis ikkagi natukene mainivad ja loovad korda siin nii-öelda koridori peal, kui keegi häält tõstab, et ju siis ikkagi läheb kõigile korda, et seda ikkagi jälgitakse ja kontrollitakse ja tahetakse seda tegelikult. Et ma olen üsna üllatunud, et kõik selle nii positiivselt tegelikult vastu võtsid, et kindlasti mingites osakondades, nagu näiteks müügitoas on seda võib-olla siis natukene vähem, ilmselgelt see on tööst sõltuv, aga see on nii-öelda erinevate tubade vahel on siis on nagu hea, et avatud kontoris kindlasti peaks ta nagu töötama kõigi jaoks ühtemoodi. Ja nii ta tihtipeale ongi, et eriti müük või see on nagu töö osa, et sa pead palju kommunikeerima, suhtlema, aga ka tegelikult seal saab mingisuguseid põhimõtteid ikkagi sisse viia. Ja seal teisel kohtumisel oli see, et pidasid siis nii-öelda, et mis see koolitus sulle andnud on ja siis ühe kolleegi kommentaarile, et Roomet pole nii pikka ja südamlikku kõnet meil vist siin ettevõtte ajaloos pidanudki või? Et mis sa selle kohta arvad? Ega ma väga pikalt ei lobise, ma lühikese jutu mees, et võib-olla Kristo puhul jäi ta selle kõrvu, et ütleme nii, et kui mingid asjad töötavad, siis ja minu jaoks on see nagu on ikkagi see väga suur muutus olnud, et pigem ma täna ei saa nagu väga hästi aru, et kuidas ma enne seda toimisin, või toimisime, et selles suhtes tõsiselt nagu elukvaliteet peale tööd ja tööväliselt on ka ikkagi tõusnud ja ma võiks arvata, et äkki see on nagu natuke seoses sellega, selle muudatusega. Väga lahe kuulda. Tahad sa võib-olla veel midagi siia lõpetuseks lisada? Et jah, et ma olen väga õnnelik, et ma trehvasin täpselt sellel hetkel Pärnusse, kui see ettekanne seal oli ja et ma selle on ikkagi tegelikult ise selle lükke tegin, alati on ju tegelikult lihtne edasi lükata, mõelda, et kunagi ma teen selle ära või ma saan ise sellega hakkama. Tegelikult ütleme nii, et jah, see ei ole mitte midagi ju keerulist, et igaüks võiks ju selle iseseisvalt
vaadata, kuidas see süsteem töötab ja panna selle nii-öelda siis tööle. Tegelikult on vaja seda välisfaktorit, kedagi, kes tuleb ja räägib selle, et see ei ole nagu mingi juhtkonna poolt aetud mull, vaid tegelikult on olemas inimesed, kes seda siis nii-öelda tutvustavad ja saavad tuua ka neid näiteid, kuidas see siis on teistes ettevõtetes toiminud. Et see on, ma arvan, kõige olulisem jah, et see tagasiside, et töötajad usuksid sellesse programmi, sellesse koolituse, et see on nagu jah, väga oluline faktor, et ma olen väga õnnelik, et me selle teekonna ette võtsime ja ära tegime ja lõppkokkuvõttes oleme ka avatud uutele koolitustele ja vaadata, mis variandid veel olemas on, millega saab võib-olla siis oma töökeskkonda tulevikus paremaks teha. Kuule, seda oli küll ilus kuulda. Aitäh sulle, Roomet, ja edu teile ja teil on nii suured ja vinged plaanid ja ütleme nii, et teist me veel kuuleme. Loodame, aga eks me teeme seda, mida me teeme kõige paremini.